Trump on Iraani peale maruvihane nende rünnakute pärast Ameerika baasidele Lähis-Idas. Iraan püüdis muuta sõjalise vastulöögi jõudemonstratsiooniks, kuid lõpuks pani see Donald Trumpi selle kriisi kõige raskema otsuse ette. Vastata jõulisemalt, sihtida Kargi saart ja teha selgeks, et režiim võib kaotada kontrolli omaenda naftatööstuse keskme üle. Neljapäeval 2026 aasta 11. juunil tõusis pingetase pärast seda, kui Teheran võttis vastutuse rünnakute eest Ameerika Ühendriikidega seotud rajatiste vastu. Kuigi leviv narratiiv räägib kuni 5 tabatud baasist, oli Trump juba varem andnud loa pommitada radareid, õhutõrjesüsteeme, juhtimiskeskusi ja Hormuzi väinas ohuga seotud punkte. Nüüd, kui karg on vestluse keskmes, pole hoiatus enam ainult sõjaline, vaid muutus ka majanduslikuks. Karg ei ole lihtsalt suvaline saar. See on Iraani naftaekspordi jaoks eluliselt tähtis osa. Just Seal puudutab Trump-režiimi närvi. Kui Teheran ähvardab baase, helikoptereid, laevu ja kaubateid, võib Washington sihtida struktuuri, mis toetab Iraani masinavärgi rahastamist. Mis tegelikult juhtus, miks Iraan kiirustas ründama ja kuidas Trump võib muuta Iraani vasturünnaku maismaa operatsiooniks ja täielikuks surveks? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Lihtsalt tuletan meelde, et see kriis sai hoo sisse pärast seda juhtumit Ameerika Apache helikopteriga Hormuzi väina lähedal, kus režiim üritas seda tegu suureks võiduks müüa. Trump vastas pannes lauale palju suurema ähvarduse, uued pommid, suurem surve ja võimalus liikuda edasi Kargi vastu. Trump ütles, et Ameerika Ühendriigid võivad Iraani väga tugevalt rünnata ja kordas oma sõnu. Kargi saar on strateegiline sihtmärk. Seda peetakse üheks tähtsaimaks Iraani nafta ekspordikeskuseks. Kes kontrollib Kargi saart? Ei kontrolli ainult maatükki, vaid ka režiimi majanduslikku eluliini. Seetõttu hirmutab see ähvardus Teherani. Iraan võib karjuda Washingtoni peale, võib tulistada rakette, võib proovida piirkonda ässitada, kuid teab, et tema võim sõltub rahast, naftast ja avatud marsruutidest. Iraani reaktsioon näitab täpselt seda muret. Levinud uudiste kohaselt tugevdas Iraan Kargi piirkonda vägede, õhutõrje, kaasaskantavate rakettide ja miinidega tundlikes piirkondades, sealhulgas võimalike dessantide kohtades. See ei tundu olevat rahuliku riigi käitumine, vaid pigem režiimi samm, mis mõistis sõnumi tõsidust. Kui Donald Trump oleks lihtsalt bluffinud, poleks Teheranil olnud kiiret vajadust saart kaitsta. Kui Ameerika ähvardus oleks olnud tühi, ei kindlustaks režiim just seda kohta, mis toetab tema majanduse keskset osa. Central de sua receita. Kes hakkas ähvardama laevu, baase ja liitlasi piirkonnas? Kes sulges Hormuzi väina, et proovida maailma šantažeerida? Kes tulistas alla Ameerika lennuki ja kiirustas siis sõjaväerajatiste vastu suunatud rünnaku eest vastutust võtma? Vastus viib Teherani. Trump tegutseb maksimaalse surveloogika järgi. Rahandusministeerium laiendas samuti sanktsioone Iraani režiimi vastu, tabades Teherani sõjalise ja finantsmasinaga seotud võrgustikke. Samal ajal avaldas Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus meetmed laevade vastu, mida süüdistatakse blokaadi rikkumises. Rõhutades, et vaidlus ei toimu mitte ainult taevas või sõjaväebaassides, vaid ka merel. Rahvusvahelised reaktsioonid näitavad, et kriis on juba regionaalsest tasandist kaugemale jõudnud. Euroopa Liit alustas läbirääkimisi Iraani välisministri Abbas Araghchiga, püüdes mõista, kas diplomaatiline tee on veel võimalik. Laheriigid püüavad samuti kahjusid vähendada, sest igasugune pingete kasv Hormuzi väinas mõjutab kaubandust, turismi, energiat, investeeringuid ja julgeolekut. Araabia Ühendemiraadid, kes on alati püüdnud stabiilsust säilitada oma majanduse kaitsmiseks, on uudistes esile tõstetud kui osa sellest ohjeldamispüüdest. See ei nõrgesta Trumpi, vaid näitab, et Ameerika surve sundis kõiki tegutsema. Marco Rubio ja teised Ameerika valitsuse teised tegelased on selles olukorras esil, püüdes läbirääkimisi elus hoida, kuid ilma kõike välja andmata. Teherani jaoks on keskseks nõudmiseks jätkuvalt Iraani tuumaprogramm, mereteede avamine ja sõjalise väljapressimise lõpetamine. Trump väidab, et Iraan soovib kokkulepet, kuid tahab meedia ja oma liitlaste ees tugevana näida. See on oluline poliitiline tõlgendus.
Autoritaarsed režiimid peavad sageli säilitama vastupanu kuvandit, isegi kui nad tunnevad sõjalist ja majanduslikku survet. Kargi juhtum meenutab teisi vaidlusi, kus naftast on Venezuelas saanud poliitiline relv. Ameerika Ühendriigid on juba kasutanud sanktsioone, konfiskeerimisi ja survet saadetistele, et nõrgestada režiimiga seotud võrgustikke. Iraagis on infrastruktuuri, marsruutide ja energiaväljade kontrollil alati olnud strateegiline tähtsus. Erinevus seisneb nüüd selles, et Iraan on palju paremini relvastatud, palju lähemal tundlikele marsruutidele ja palju tihedamalt seotud rühmitustega, mis destabiliseerivad piirkonda. Seetõttu püüab Trump tõsta hinda enne, kui režiim tunneb end mugavalt kriisi pikendamiseks. Ka Kargi saar on Iraani ja Iraagi sõjaajast raske minevikuga. Teda on käsitletud strateegilise sihtmärgina just oma tähtsuse tõttu naftatööstuses. See seletab, miks Teheran satub paanikasse, kui Trump seab saare taas mängulaua keskmesse. See ei ole lihtsalt suvaline ähvardus, vaid hoiatus režiimi varakambri vastu. See on viis öelda, et rünnakud Ameerika baaside vastu võivad saada vastuse. Siil, kus Iraan tunneb seda kõige enam, rahas, naftas ja sõjalises prestiižis. Iraan püüab oma rünnakutega Washingtoni ja tema liitlasi hirmutada. Aga Ameerika vastus näitab midagi muud. Trump ei püüa ajalehtede toimetuste heakskiitu võita. Ta räägib Iraani kindralitega, lahe piirkonna juhtidega, naftaoperaatoritega, keskväe juhatuse komandöridega ja läbirääkijatega, kes üritavad veel kokkulepet päästa. Trump on juba andnud märku, et ta ei taha tingimata vägesid maale saata, kuid on ka selgelt öelnud, et võib kasutada väiksemat jõudu strateegiliste punktide hõivamiseks, kui ta otsustab edasi liikuda. See võimalus muudab Iraani arvutusi. Üks asi on vahetada rakette kaugelt. Hoopis teine asi on näha, kuidas Ameerika Ühendriigid arutavad elutähtsa infrastruktuuri otsest kontrolli. Teheran peab nüüd valima, kas jätkata provotseerimist või taanduda karmimatele läbirääkimistele. Kui ta jätkab rünnakuid Ameerika rajatiste vastu, on riskiks tee avamine laiemale vastusele. Režiim on sanktsioonide all, sõjalise surve all, ohustatud marsruutidega, jälgitava infrastruktuuriga ja sihikul oleva kaubaga. Trump vastas keeles, milles Teheran aru saab. Jõud, hind ja tagajärg. Kriis jätkub, diplomaatia käib kulisside taga ja sõjaväeüksused on valmis uueks vastuste vooruks. Iraan püüdis muuta rünnakud baasi vastu poliitiliseks võiduks. Trump muutis provokatsiooni otseseks ähvarduseks Iraani nafta vastu. Ja just siis saab režiim aru, et iga välja lastud rakett võib viia Washingtoni palju tõsisema otsuseni. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete ekspert ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Panen sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves.